Tere, armsad naised! Mina olen siis Maigi Magneta ja ma teen selle video teile, et tuua teieni seda, mida mina tunnen. Seda, mida ma olen tundnud oma hinges. No ütleme jah, kaua aega peidus. Et sõnadesse on teda nüüd nagu ütleme raske panna. Et see elu, mida ma elanud olen, on olnud no ütleme selline, et ma ei olegi elanud. Ma olen eksisteerinud. Ma olen eksisteerinud. Sõna tõsises mõttes, et noorena sai tehtud valikuid, mis on mõjutanud terve elu. Et siis, kui sa olid juba lapsega üksi, kui sa võtsid otsuse vastu, et sa kasvatad selle lapse üksi ülesse. See oli üks asi. Sa olid noor, julge, kõik oli olemas. Aga selline igatsus millegi järgi, see on terve elu saatnud. Seal samas olid koos lapsega, siis tundsid, et sooviks, et laps läheks kuhugi natuke eemale, et saaksid üksi olla. Ja kui ta läks eemale, siis ma tundsin igatsust, siis ma olin nii üksi. Ja siis saigi mõelda, et nagu ma olin elu näinud, et meil seal oli külas suurem osa, ütleme kolhoosis, et olid, no kõik mehed võtsid napsu, mõni üksik, kes ei võtnud, et see oli siuke haruldus. Ja siis ma mõtlesin ka, et hea küll, et võiks ju keegi kõrval olla, et mis siis, et ta võtab, aga siis ma ei ole üksi. Ja teate, see oli elu suurim viga. See oli minu elu suurim õppetund, ütleme selle kohta. Et sel hetkel ma mõtlesin, et on koos parem olla, aga ma ei kujutanud ette, mis tegelikult seal tuleb. See oli, ma ei tea, võib-olla Ameerika mäed. Tunnete suhtes küll, jah. Suurt armastust ei olnud, kohe sai hakata koos elama. Aga jah, ütleme, hing võib-olla igatses midagi ilusat ja romantilist, aga seda kahjuks ei olnud. Ja sai elada koos 2 aastat, enne mul poeg sündis. Siis see elu muutus veel rohkem. Sõbrad ainult tirisid eemale, töölt tulles koju ei jõudnud. Kõik nädalavahetused olid joomingud. Ja ise olin ma ka ju pea närvipundar. Kõik see ju mõjutab. Mõjutab täiega. Ja kui sa elad väikses kohas, siis on ju nii huvitav, et kõik tulevad sulle ütlema, mida su mees tegi, kus ta oli. Aga kas ma soovisin seda teada? Seda ei küsitud. Laoti kõik ette. Nad arvasid, et nad teevad head. Aga vahest on teadmatus parem kui see, et sa saad kõike teada. Ja kui sa oled tundlik, siis sa tunned seda. Sul on häbi. Et oli periood, kus ma kõndisin silmad maas. Ma häbenesin. No nii oli. Aga kui mult küsiti, miks ma elan sellist elu, siis sel hetkel oli minu vastus selline, et siis ma tean hiljem, milline on hea elu.
ja ma tean, nüüd ma tean. Ma tean, et üksi elades on see palju parem. Lapsed on suured, aeg on iseenda jaoks. Mina ja minu maailm. Ma lähen sinna, kuhu ma tahan. Ma teen seda, mida tahan, kui on võimalust. Aru andma ei pea. Aga loomulikult tahaks kellegiga koos olla, käia, sest terve elu ei ole seda teinud. Aga nüüd sooviks minna koos üritusele, areneda võib-olla koos. Et ma olen sellisesse kohta jõudnud praegusel hetkel. See tähendab seda, et ma olen teinud ka teisi valikuid, mis on õiged. Ja need on muutnud minu elu nüüd. Ma olen enda teel, oma hinge teel. Ma ei tea täpselt, mis see on. Aga ma tean, et ma liigun. Selgus tuleb juurde. Katsetan. Ja eks soov ongi ka aidata teisi naisi, kes on võib-olla samas olukorras, kui olin mina. Aga mina tänan teid, et te vaatasite. Et elu on ees. Kõik on ees.